Nii, tere! Ilusat pühapäeva. Täna on 9. veebruar. Õues on kõva miinuskraad. No, kõva on suhteline mõiste, aga -7, kui ausalt täpne olla. Hetkel kõnnin Sõpruse silla alt. Ja mõte oli minna avastama uuesti seda Emajõe kallasrada, mis jookseb mööda Emajõe serva kuni Ihasteni välja. Aga eks näis, kui kaugele ma jõuan, sest praegu siin on võib-olla on kuskil lombid ja asjad ees. Aga siit ma hakkan igatahes minema Sõpruse silla äärest ja tasapisi filmin ka. Korra olen kunagi käinud seda, 2 korda tegelikult olen käinud seda rada. Suvel. Ja üks kord sai filmitud ka, nii et kui leiate minu vanade videode seast suvise oma, siis võite ka toda vaadata, kui see huvitab Emajõe kallasraja teema. Äge rada on see, džungel siuke, keset linna põhimõtteliselt. No nii, siin on nüüd ragiseb jalgi all. Ja autod sõidavad üle pea silla, koll. Keeran natuke tagasi, et uurida siin olevat silti, kus räägib kaladest Emajõe vesikonnas. Igavene hunnik kalasid on siin tegelikult. Angerjas, säga, tõugjas, haug, koha, latikas, peipsisiig, karpkala, säinas, linask, turb, luts, ahven, hõbekoger, koger, nurg, roosärg, särg, vingerjas, teib, viidikas, hink, kiisk, rünt, luukarits. No ma ei tea. Luukarits viimane on küll nii pisikene. Söödakalaks sobib ta muidugi hästi suurema kala püüdmisel. Võib-olla. Jõuan esimese sillani ja mida ma näen, mul on tunne, et ma siit läbi ei lähe. Ma vaatan, sild on poolenisti vee all, tagumine osa. Siit saab jääpaksust hinnata, siin on lahtine vesi. Jääpaksus on 1,5 sentimeetrit maks. Okei. Aga samas huvitav, praegu on mul siin jalgi all jää. Ja selle jää all on 5 sentimeetrit ja siis on sild. Põhimõtteliselt ma kõnnin praegu jää peal ja jää ragiseb. Nüüd on küsimus, kui riskialtis ma olen. Et minna siit umbes 30 meetrit üle selle nagiseva jää. Kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et ma vajun vette.
sild lõpeb siin ära, kus ma praegu olen. Kõnnin silla lõpuni. Ja mis mul siin all on? Nii, praegu on veel sild on jalge all. Aga siit edasi ma näen on umbes 15 sentimeetrit vett. Nii, hoian sealt puust kinni natukene. Ehk päästab. Vesi siin väga sügav ei ole, aga kui jalg märjaks saab, on koju minek. Kõnnin natukene siin heledama poole peal. Tundub paksem jää olevat. Oh, kuule. Oh, raisk. Ossa raisk. Ja ragin käis läbi. Ma olen siuke. Ei meeldi raginad jää peal. No, et siuke ta on siin. 15 senti vett on jää all ja siis on maa. No nii. Kuule, aga edasi minek. Vaata, kust poolt nüüd? Siit vist läheb tee. Ma usun, et selliseid tuleb täna veel. Siin on päris mitu silda tee peal kokku. Mõni on kõrge, mõni on madalam. No nii, Emajõgi. Loomajäljed on ka huvitavad lume peal muidugi. Ei ole kindel, mis siin kõik on. Koer on kindlasti kellegi. Eespool oli näha linnujälgi. Siin võsas laulab üks linn, ma praegu peast ei tea, kes see on. Äge. No näed, vist hirmutasin ta ära oma jutuga. Ma olen jõudnud kohta, kus peab ületama jälle pikalt jääd, aga mul on tunne, et ma seda ei tee. Vaatame tegelikult. See on ainukesed jäljed, mis siit lähevad, on koera jäljed. See jää on nii kahtlane. Ta on no pikalt, siin on 50 meetrit. Ma ei tea, kui sügav ta nüüd siin on. Oleks siis näha jää alt natukene. No jälle 10-15 senti. Mine pekki. Kuule, aga siin on. Praegu paistab üsna. Ossa raisk. Lähen tagasi. Käis terve raksakas läbi siit. Aga pull on see, et kui ma seal poole tee peal kuskil
vette kukun siis. No ma ei tea. Või läheks läbi, mis te arvate? Ega see rada paremaks ei lähe siin. Tõenäoliselt. No nii, tõstan sääred ülesse. Ja lähen edasi. Püksisääred. See raisk nagiseb all kõik. No nii. Kuiva jalaga üle. See raisk. Okei. Siin ongi mingisugused jäljed, aga need on siin sulaga kõnnitud. Juba tükk aega tagasi, nii et mis ütleb, et siin rajal ei ole tegelikult inimliikumist päris kaua olnud. Mõistlik ka. Ja nii, teine sild. Siin on ilusad kumerused. Vormid jää sees. Nii, teine sild on täiesti jäävaba. Ja siit edasi läheb nüüd, nüüd läheb maa kõrgem, pind kõrgemaks. Mõni aeg kindlasti vähemalt. Siin on huvitav vaatepilt jõe ääres otse. Kuidas lahtine vesi jookseb ja osa lund jääd, mis on juba sulanud selle peal, hõõrub siis vastu kaldaservas olevat jäätunud jääd. Jäätunud jääd, normaalne. Ja see teeb sihukest sahinat ja kohinat. See hõõrdumine. Mida ma siin teisel pool tahtsin näidata, tähelepanu juhtida on see, et seal on kogu see maa, siit umbes 50 meetri kauguselt on jälle jää ja vee all. Aga praegu on vesi nii kõrgel, et ma ootan juba varsti seda järgmist jääületust, mis mul tuleb teha. Või siis tagasi pöörata. Kus tol hetkel vaatame. Ja nüüd olengi selles kohas, kus tuleb jälle jääd ületada. Mitte küll väga pikalt paistab. Kusjuures ma ei teagi, kui pikalt. Aga vaatame siis. See raisk. No nii, lähen siit üle. Siin on mettad. Vaata, kas siin servast saab edasi. Ei, vist tuleb. Kuule, siin on vist üle selle põllu minek. Suvel sai ka vahepeal pikalt üle põllu mindud. No vaat selline ilm meil siin täna on. Meil, mul ja teil.
väike sirap taevas, väljas on -7. Värske õhk, mõnus käia üle mätaste. Minu jaoks täielik avastus, et hommikul tuli mõtte peale, et ilm on ilus, läheks välja kõndima ja võtaks kaamera kaasa. Ja nii ma siin nüüd olen. Ma tunnen, et ma ei ole päris õige raja peal. Aga siin on mingisugune kast plastikust, mis on vist vee ületamiseks. Risk. Ja nüüd, mis siin ees paistab, on kõik vesi ja jää. Aga, ma näen lootust, inimesed. Ma näen, et siit vahelt läheb läbi kõrgem. Siis siit. Siit tuleb mingisugune vesi voolab läbi. Millest üle saamine on väga kahtlane. Ai, see jää mind ei kanna. Siin on koha peal kohati isegi lahtist vett. Kuidas ma siit üle saaks? Üks võimalus, mis pähe tuli, on minna siit ringiga ümber paksema jää üle. Teine võimalus on proovida hüpata siit kuskile mättale. Mis ei olegi võib-olla nii paha mõte, see ringi minek on hirmsam. Iseenesest saapad on head kõrged. Okei, olengi üle. Järgmine samasugune jura. Siin ei ole küll lahtist vett praegu, aga see on nüüd kõrgem kui minevik. Ma lähen siit ümber. See raisk. Raksakas. Vaata, mis teist kaudu läheb. Koer on läinud siit üle jää. Mina siit ei lähe. Nii, mis siin tundub? Teada, ka siin tundub see vesi nii kuradi sügav. Kui mu jalg sisse vajub, siis on sitt. Ja siit ma peaks hüppama üle. See on väga sitt. Aga huvitav, kui ma lähen siit puudeni. Ma saan okste vahelt ronida kuidagi. Tead, ma lähen ikka siit ümber. Libisen. Katsun siit kähku üle libisel. Sääred kõrgel. No nii. Üle.
veidi maad edasi, kus on ainult jääjalg all. Ja nüüd mul oli aimugi, et kui ma lähen siit ümber, puude vahelt siit rada ei lähe, kas ma jõuan kuskile välja või olen ma kuskil keset kuradi vett. Fuck it. Jää on küll õnneks piisavalt paks, paistab praegu. Ühtegi esimene raksakas käis. Teine raksakas käis. Lähen tagasi. Tundub, et ma pööran otsa ringi ja siit vahelt, puude vahelt ma ennast läbi ei pressi. Ikka väga tihe. Võib-olla pressiks, kui tahaks, aga teine võimalus on tulla siia räätsadega tagasi jää peale. Või suuskadega. Nii. Palju ma käisin läbi, siis vaatasin, ma olen käinud 1,5 kilomeetrit. Aga praegu ma ausalt öeldes ei saa aru, kus see rada läheb. Võib-olla läheb siit, kus ma olen, võib-olla ei lähe. Võib-olla läheb sealt põõsaste vahelt kuskilt. No aga miks mitte vaadata. Pull on selles, et siin on jälle see vähkuni vesi ees. Võtan suuna tagasi. Nii, tuleb aega võtta pajuurva imetlemiseks juba. Urvad vaikselt tulevad välja. Ja pajusid on siin palju. Nii, siin oli, ma mäletan, vaja hüpata mättalt mättale. Mis mättad need siis olid, mis mul jalal olid? See on üks. Ja mis see teine? Siin vist. Jah. Nii, mismoodi ma siit siis, kust ma tulin siin?
kus mu jäljed on? Siit ringi tuli vist. Jaa. Siin on äge känd istumiseks. Kohtasin siin ka inimesi, keda ei hakanud filmima. Olid kaks nooremat inimest. Veidi kergema kehaga ja lähevad edasi. Ma usun, et kui neil pealehakkamist on, siis on ikkagi saavad selle aja lõpuni käidud. Olen vist juba 10 minutit istunud ja lihtsalt jälginud, kuidas see, mis selle kohta termin on, see räbujää või siuke. Tuleb mööda Emajõge, siis hõõrub siin vastu seda jäätunud kallast. Nagiseb, sahiseb, logiseb ja krudiseb, kiliseb ja kõliseb. Siin võiks istuda kohe pikalt, aga tagumikul läheb külmaks. Nii, tagasi tee üle selle. Oota, kuda ma siit enne tulin? Ma tulin siit lihtsalt üle. Minge metsa. Kõhu alt võtta mõõnsaks jälle kõhust. Aga let's go. Siin muud üle jääb. Mis siin muud üle jääb? Mida siin on? Et siit otse läheb sinna, kus ma tulin, Sõpruse silla juurde, aga siit paremale läheb rada sinna Net spordihalli poole. Aga tundub, et seal on ka hästi palju seda jääd ja vett siit vahelt.
no vaatan huvi pärast. No lume sees on jäljed, tegelikult võib-olla need 2 inimest tulidki siit. Võib-olla need on nende jäljed siin, jah. Tundub nii. Aga on selline korralik võsa. Et siit ma huvi pärast võiks ragiseb. Võiks siit ringi tulla. Ei tulnud nad siit. Kui ma vaatan, seal peaksid jälle tulema. Ei olnud. Okei, rajale tagasi. Sõpruse silla suunas. Nii, olen tagasi esimese silla juures. Ja siit üleminek on jälk. Kui ma vaatan siin praegu neid mõrasid, kus siin mõrad lähevad, kust oleks mõistlik minna. Ma arvan, võib-olla sealt vasakult servast üldse. Kus on tugevam jää, mille peal ei ole käidud juba. Nii, minek. Nonii. Ületatud. Ja siit nüüd uisutan sillani. Olemas. Ja nüüd on jalge all jälle taas kindel maa. Taas kindel maa. Võiks öelda, et ma olen džunglist väljas. Siin on näha juba Sõpruse silda. Lähen siit poolt. Ja ongi aeg tänasel hetke lõpusõnadeks. Olen siit näha Edeni keskus. Siin samas koertepark ja Sõpruse sild. Selline käik oli nagu ta oli. Kokku ma käisin nii kella pealt, ma nüüd vaatan, tund ja 17 minutit. 3 kilomeetrit täpselt kokku käinud edasi-tagasi. Väga põnev oli üle jää libistada, nii et jää ragiseb all. Et vett ei kokku. No vaatab, kuule aga järgmise korrani, kõik head.